Heademõõdete linnas on vahel ka päris pöörased mõtted, nimelt tudengid on siia samma kesklinna Küüri tänavale üles pannud 6-meetrise trepi, sinna peale valanud libedat ainet ja nüüd katsuvad siit üles saada. Jah, mis saaks olla parem ajaveetmise viis, kui vaid paari plusskraadi ajal ronida üles libestiga kaetud trepist. Tartu tudengid olid aga sellest mõttest täiesti sillas. Kas te olete mingit trenni ettevalmistust ka teinud? Ma tahtsin teha kodus trepi libestiga kokku, aga kõik libesti on siia kokku ostetud, seega trenni tegemata kahjuks. Ma arvan, et selle trenni jaoks ei ole ettevalmistust, et ma ei tea, kus sellist asja harjutada saaks eraldi. Ma tean, mul on seda igatahes väga valus vaadata, teil ei ole hirm sinna minna? No õnneks praegu hoiab adrenaliin soojana, aga kui sinna rajale lähen, siis ma ei tea, mis saama hakkab. Elame-näeme! Ütleme nii, et kui õhtuks seljavigastust ei saa, siis on juba võit käes. Kuna tasuta hambaravi on Eestis vaid 19. eluaastani, said tudengid rajale julgestuseks kaasa hambakaitsmed. EMO ummistuste vältimiseks ka kiibri. Ülejäänu jäi igaühe enda teha ja siinkohal oli hästi näha, kes on pidanud ülikooli ajal rohkem talvisest Toomemäest või raamatukogu treppidest üles roomama. Takistuseks sai, kuidas ei olnud lihtsalt võimalik üles saada? Kodutöö on tegemata. Mis see maksimum trepiastmed olid, kuhu sa suutsid? Ma arvan, et 7 aastat. Oli teil mingi strateegia ka, et kuidas siis ikkagi sellest 6-meetrisest trepist üles saada? No minu strateegia oli lihtsalt mind games, ikkagi kõik on peas kinni. Ei olnud. Noore jõuga? Jah. Aitäh, jõuga saab jõuga. Ei saanud, kaotasin. How was it? It was very cold and very slippery, but I tried my best. I don't know, it was fun. This is a really great event. No sa tulid just rajalt. Kuidas sa ennast tunned? Suurepäraselt, ainult külm on, see on ainuke miinus, see natuke läheb jäässe juba, aga muidu on täiesti okei. Väga valus oli vaadata, kuidas te alla tulite. See on üllatavalt pehme kukkumine, ma ei saa aru, miks see näeb nii ränk välja, aga tegelikult see pole üldse nii hull. No sa ennist siin ütlesid, et oleks võinud veel libedam olla. Jaa, näed, no ma arvan, nad kuulsid ka juba, nad lasevad juurde seda. Siin minu selja taga on trepp ja siit paremat kätte ongi siis tünn selle libeda ainega. Seal sees on voolik, mis kaudu jõuab see libe aine siis sinna samma üles 6 meetri kõrgusele. No räägi, mis siin täpsemalt siis ikkagi sees on? Siin IBC mahutis on meil siis 500 liitrit vett ja ütleme umbes 100 liitrit vesi lahustuvat veterinaarlibestit. Oleme veidi testinud, et kui palju vett ja libesti osakaal võiks olla ja praegu... Kuidas te seda testisite siis? No eks kile peal proovisime erinevaid neid osakaalu. Et täitsa omal nahal proovisite kõik läbi? Ikka jah. Ma ise enne läbisin ka selle Raja 0 tiimina, et see libesti toimib seal. Selliste matsudega panevad siin, et esimene kord vaatasin küll oli nagu aga ei, tegelikult siit panin ise ka ja väga norm oli. Mis see strateegia oli, kuidas kõige kergemini sinna üles saab ikkagi? Pigem on see, et mine aeglaselt, sellepärast, et kui sa lähed kiirelt ja kukud, siis sa ikka nagu paned täitsa alla ära. Et ja aeglaselt rahulikult ja ma üritan nagu kuidagi kätega nagu pigem nagu push-up või nagu lügata, siis tuleb päris okeilt. Ma ootasin seda, et see kukkumine tuleb väga ränk ja valus ja et ma kartsin ka, et keegi võib-olla kukub mulle peale, aga läks kõik väga hästi ja sain poolfinaali. Oled kuidagi ette valmistunud ka selleks? Ei ole. Aga mis üles ronimise puhul kõige raskem on? Võib-olla see, et kuna trepp on libe ja mõned astmed on kaldus, siis ei saa kuidagi sinna peale hästi, siis ma kukkusin ka ühe korra täiesti alla. Aga jah. Oled sa nüüd üle kere selle libeda ainega koos või? Jah, enam-vähem küll, aga ma kartsin hullemat. Kus selline idee üldse sündis selline võistlus korraldada? Meil on tiimisiselt väga huvitavad ideed alati. Iga festival me mõtleme erinevaid uusi asju, mida saaks Tartule pakkuda, Tartu tudengitele pakkuda. Ja siis ükskord me mõtlesimegi, et võiks midagi sihukest välja mõelda, sest et kuskil ju midagi võib-olla välismaal on juhtunud, toimunud sarnast, aga ega me täpselt ei teadnud, mis see oli. Ja siis me mõtlesime, et tead, me peame lihtsalt proovima ja nüüd see on juba 3. korda meie kavas ja minu arust iga kord on ainult võimsamaks läinud, seekord on ju palju kõrgem trepp ka ja minu arust see on väga-väga lahe. Väga, ma ei tea, kust enam siit minna, enam kõrgemaks vist ei saa.
rohkelt adrenaliini pakkus võistlust ka kaasaelajatele. Publikus olid esireas nii mõnelgi suu ja silmad libestit täis, kuid see tekitas vaid suurema soovi ise rajale minna. Ma ei teadnud, et siin peab registreerima. Praegu ma oleks küll kohe läinud sinna üles, aga hiljaks jäin vist. Kuidas siis on sellist võistlust pealt vaadata? See on väga siuke hirmus, aga naljakas. Ja väga äge on. Järgmine aasta olete ise ka? Mõtlen selle peale. Miks te siis seal rajal pole? kardan. Jäin hiljaks registreerimisega, muidu oleks läinud. Ongi nii, jah? No päris õudne tundub see vaatepilt, ei ole või? On küll, jah. Aga kuulsin jutt, et trepp on pehmest asjast tehtud, et tegelikult valus ei tohiks olla. Ja sina, kuidas siis on sellist võistlust pealt vaadata? Ma tulen järgmine aasta osalema siia. Ei, aga päris äge nagu, jah. Ma pole varem näinud sellist asja. No, nüüd saate suvel trenni ka teha ja valmistuda korralikult. Ja, trepid kõik libedaks ja harjutame.